Marek, alustame sellest, mismoodi sina üldse Tartus korvpalli juurde jõudsid ja võib-olla meenuta siis seda aega, mis eelneb sellele, enne kui Delta 2000 rivistuses sa Eesti meistriks tulid? Ma arvan, et meeste juurde jõudsime üldse niimoodi, et mul on päris hästi meeles, et kui Teet Laur mängis kunagi mingit Tartu liigat, ma ei mäleta, mis võistkonnast oli, ja me korvpallikooli poistega mängisime tema vastu. Ja siis vist äkki 2 korda õnnestus mul ta vastu mängida. Ja siis tundus, et jäin silma, igatahes oli ta käinud Jüri Neissari juures minu teada ja oli küsinud, et kas ma saan tal trenni tulla. Et esimene treener tegelikult oli sul Jüri Neissar? Jah, spordikoolis oli Jüri Neissar alates mul 10. eluaastast. No, kui palju sa mäletad nüüd seda 2000 aasta Delta meeskonda, seda mängu, treeninguid, kogu seda Eesti liigat toona, sest sa olid suhteliselt noor ja kui palju sa üldse platsile toona said? Väga vist ei saanud, aga ma pigem olingi selline, kes siis trennides sai käia. Et ma mäletan, et ega ma finaalides ei mänginud ka, sest mul oli just päris tõsine käeoperatsioon siis ja ma olin kas mingi pool aastat äkki isegi sellega audis või isegi rohkem. Aga need emotsioonid ja need asjad olid ikka päris vinged, et noh, sinna satsi ma ikkagi kuulusime, seal käisin, et see feeling, kõikidel mängudel ma olin kohal finaalides, et see oli nagu, noh, ma olin küll noorteklassis võitnud päris palju, aga see oli juba midagi muud. No kui nüüd edasi mõelda, et paljud need toonased Delta 2000 kullale tüürinud mehed pudenesid sellest võistkonnast kuidagi ära, et enamus läks Tallinnasse, et nii-öelda sellest Tartu korvpallist jäi suhteliselt vähe alles, aga sina, Kikerpill, kuidagi jäite ikka nagu siia Tartu liini peale ja tõtt-öelda 18 aastat ühes klubis, et kui sa nüüd ise tagasi vaatad, mis need põhjused siis olid, miks sa siin Tartus nii pikalt olid? No nii, ma arvan, et nende põhjused on erinevaid. Eks igat aastat võib-olla erinevalt vaadata, et miks just see hooaeg mind nagu siin hoidis või mis mulle siin meeldis, aga lõppkokkuvõttes ma võin öelda, et mida kauem ma siin olin, seda raskem oli nagu ära minna, sest see oli nagu pere juba minu jaoks. See kõik see hoone, kõik need töötajad ja siiamaani põhimõtteliselt ma arvan, ma tean kõiki Tüühali töötajaid ja me teretame. et võib-olla ongi see, et see kokkuhoid, mis siin võistkonnas on aastatega olnud ja see on nagu mind hoidnud ka nagu perena siin. Kui sa nüüd tagasi vaatad enda karjäärile siin Tartu meeskonnas, kas mõni hooaeg on jäänud ka kuidagi eriliselt meelde või jätnud sellise pitseri või näed mõnda mängu veel unes mõnest hooajast või tuleb sul midagi sellist ka meelde? No ikka, see 2 mängu on mul alati, mis mul on meeles ükstapuha, kui on küsitud, siis kohe säpatab, et üks on ehitustöörista vastu finaalis võidukolmene, mis mul tuli. See oli viimasel sekundil siis? Jah. Ja teine mäng siis, kui me Tallinnas olime 4. finaalmängus 25-ga taga viimase veerandal ja kui me selle mängu veel võitsime ja meistriks tulime, et need on sellised 2 nagu uskumatut võitu, ma arvan, minu jaoks, Eesti liigas. Muidugi 3. võimalus või see variant on kohe Permi vastu, millega me Final Fouri saime. Kas sul enda kõige suurem punktirekord ka oma karjäärist on meeles, et kui palju sa kõige rohkem punkti ühes mängus oled toonud? Ei tea, ei ole. Ma arvan, et see võib olla vabalt ainult mingi 20 juures, et ma ei ole niimoodi küll vaatanud kunagi. Kas on mõni mängija ka, kelle vastu sa oled alati tahtnud mängida, olgu need siis finaalid või on jäänud mõni selline mängija, kelle vastu sa üldse ei ole tahtnud mängida, kes kohe kuidagi sind ei sobi sulle, kes sind kaitses võtab, on selliseid mängijaid ka olnud? See ei tulegi kohe meelde. Et eks kindlalt teatud mehed oskavad vähe paremini kaitset mängida kui mõni teine, aga pigem on niimoodi, et legionäride vastu on alati olnud rünnakul lihtsam.
Millises sportlikus vormis sa praegu oled, et ma mäletan, et sa tegid siin Tartuga natukene seda suvist ja suvelõpu ettevalmistust kaasa, et olid päris sellises okei konditsioonis, et nüüd 26. detsembrit silmas pidades, et milline sinu pallivorm hetkel on? Pallivorm on nii ja naa. Ma võin julgelt öelda, et ma ei ole seda üle palju teinud. Et ma arvan, et vorm ei ole mul samas kõige halvem, sest ma ei suuda niimoodi olla, et ma ei liiguta ennast. Et füüsiline vorm, ma arvan, mul ei ole väga kehv, aga saalis ma üle palju käinud ei ole praegu. No millega sa üldse praegu tegeled, ja missugune see tunne on sul nüüd olnud, et sa oled ju väga pikalt olnud korvpallur, sul on kindel päevagraafik olnud, et nüüd seda mõned kuud ei ole olnud, et kuidas sa kohanenud oled? Nüüd on ausalt, ei ole olnud see lihtne, et on päevi, kus ma tunnen nagu päris hullumas. Et see energia tegelikult, mis praegu nagu alles jääb, mida ma ära ei suuda kulutada, et see on mingil hetkel hakkab nii ajudele ja nagu otsid kogu väljundit, et mis nüüd teha, sest et hetkel ma olen rohkem poistega kodus, aga igal ma arvan võimalusel, kui ma saan praegu trennis käia, siis ma seda ära kasutan ja ma ei suuda praegu oma energiat ära rakendada. No kui sa korvpalli vaatad, ma ei tea, kas televiisorist või sa oled ise käinud nüüd kui Tartu kodumänge vaatamast, kas on selline tunne ka, et nüüd kohe treener ütleb, et Marek, et pead vahetusest jooksma väljakule? No ütleme nii, et mõnel hetkel isegi on hetki, kus ma tahaks minna, kus ma ikka tunnen, et oleks abi ja kui ma näen, et just Tartus, et ju mehed, kellega ma olen siin aastaid mänginud ja kellel ma näen, et äkki kuidagi saaksin abiks olla veel, et see asi on tegelikult ikka veel väga nagu lähiminevikus on, aga jah, et samas ma tunnen, et see oli õigel hetkel praegu mul see ära minek sealt. No kuidas sa näed, kas sa näed ennast tulevikus mingil moel ikkagi korvpalliga ka seotuna või on sul selliseid mõtteid käinud, et korvpalli vallas veel midagi teha ja jääda selle ala juurde ka tulevikus? Jaa, ma olen mõelnud küll, aga samas ma olen alati mõelnud, et milline on ka elu nagu väljaspool korvpalli ja väljaspool sporti, et ma võib-olla praeguses eluetapis lähiaastatel ma seda proovin, et võib-olla mul õnnestub mingile kohale tagasi tulla spordi juurde, aga hetkel tänase päevaga ma arvan, et ma nagu üritan midagi muud teha. Ja lõpetuseks, kas sa pealt ka veel paned? Jaa, panen küll. Olen pannud juba eelmine nädal. Aitäh, Marek, ja kohtume 26. detsembril ja tõtt-öelda, et me kumbki hetkel veel ei tea, et kumma meeskonna ees sa mängid, aga ilmselt me saadame su mõlemas särgis väljakule. Okei, aitäh. Triobet esitleb 26. detsembril Tartu Ülikooli spordihoones kell 17 legendide lahing ja Marek Toronini lahkumismäng. Platsil ristavad piigid 2000. aastal korvpallimeistriks tulnud Tartu Ülikool Delta ja Tartu Rocki All Stars meeskonnad. Lisaks viskevõistlused, pealtpanekud, tantsutüdrukud, trikikorvpallur, Kalev Kruusi live kommentaar ja palju muud. Soodsad eelmüügipiletid saadaval Piletilevist. Show'd toetavad Raadio Hit FM, Delfi, Saku, Sportland ja Autospiri. Legendide lahing ja Marek Toronini lahkumismäng 26. detsembril kell 17 Tartu Ülikooli spordihoones.